kuidas see on arenenud. Ma ise olen ka töömigrant tegelikult, aga minu tänane teema on natukene teine ja ma rakendasin ka teie soovitust ja abiellusin kellegagi, et õppida ära teine keel, nii et olen oma abikaasa kaudu ära õppinud slovaki keele ja soovitan ka teistele soojat, kui teil see võimalus tekib, leida endale muukeelne abikaasa. Aga tere pärastlõunat kõigile! Ma tänaksin ka korraldajaid, et te kutsusite mind sellele konverentsile ja andsite mulle tegelikult ka täna 2 ülesannet, nagu ma mainisin, minu ettekanne otseselt puudutab rohkem integratsiooni, sellega ma tegelen igapäevaselt oma töös, aga ma lähenen integratsiooni võimalustele, nendele õppetundidele just erinevate osapoolte perspektiivist, kõik, kes on seotud integratsiooniga, erinevad sidusrühmad ja siinkohal on need siis need nii-öelda praktikakogukonnad ja nagu näha, minu esitlus on natukene praktilise taustaga, kuna enne ma töötasin ühes MTÜs, mis selle teemaga tegeles, nii et minu ettekanne põhineb Rahvusvahelise migratsioonipoliitika arenduskeskuse projektil ja selle projekti nimi on Spring. Lühidalt siis ülevaade aasta 2015 järgnenud arengutest. Kui siis toimus laiaulatuslik migrantide voog Euroopasse, siis pärast seda on riiklikul ja regionaalsetel tasemetel uued initsiatiivid, mis on algule saanud ja nad siis nii-öelda tugevdasid praeguseid praktikaid. Samuti ka need uued initsiatiivid pakkusid välja selliseid innovaatilisi mõtteid ja vahendeid ja lahendusi. Ning lisaks sellele vastusele, mida see kõik tekitas, et saabusid uued immigrandid, siis me täheldasime ka seda, et mitte ei teki neid uusi initsiatiive juurde veel, vaid tohutult hakkasid kasvama ka erinevad teised sidusrühmade tekked, kõik vabatahtlikud kogukonnad, ettevõtted, nii-öelda ärid ja ka tehnoloogiaettevõtted, kes sekkusid kõik sellesse integratsiooniprotsessi. Ning me täheldasime ka seda, et need uued pagulaste juhid ja tekkisid uued pagulasorganisatsioonid. Need kõik nende uute osapoolte tekkimine, see kõik tekkis samal ajal ka sellele, kui integratsioon on nii-öelda süva laienenud sotsiaalteenustesse, nii et selle süva laiendamise tulemusena me nägime, et tekkis rohkem selliseid praktikakogukondi, kes kõik sekkusid sellesse protsessi. Ning lisaks sellele integratsioonitegevuste kasvule, sidusrühmade juurde tekkimisele, ka investeeriti rohkem just uuringutele, mis puudutavad integratsiooniprotsesse. Nii et need uuringud pärast 2015. aastat, nad täitsid need lüngad, mis puudutab just seda, kuidas me mõistame nende mõõtmete mõju, mida on rakendatud. Nii et on olnud selliseid positiivseid arenguid 2015. aastast nii Euroopa Liidus kui OECD riikides. Nagu me kõik väga hästi teame, siis väljakutsed on jätkuvalt ka meil ees.
paljudest nendest on ka meie konverentsi jooksul juba räägitud. Mida see siis tegelikkuses tähendab, kui me vaatame Euroopat, OECD riike, nii et ühest küljest koroona nii, siis immigrantide sisenemine tööturule oli paranenud, aga see tähendas ka seda tegelikult, et üldine majanduslik olukord oli OECD riikides parem. Mõned näited: migrantide töötuse tase EUs vähenes 10%, kui OECD riikides oli immigrantide tööhõive kasvas jällegi omakorda 70%. Samas nende numbrite taga on siis muidugi riigid on ka erinevad. Me teame, et teatud olukordades on asjad tööturul paremad. Koroonapandeemia ajal jällegi me täheldasime, et on väga palju neid immigrante, kellel ei õnnestu pääseda näiteks arsti juurde, seda just erinevatel põhjustel. Nii et circa 40% migrantidest Euroopa Liidu töötavad siis tööl, mis ei vasta nende kvalifikatsioonile ehk madalama kvalifikatsiooniga tööle. Põhjusi on siin erinevaid, kas neid siis puudub keeleoskus või lihtsalt ei tunnustada nende olemasolevat kvalifikatsiooni ja ei osata hinnata nende oskusi. No siin võiks see nimekiri väga pikalt jätkuda. Nii et neid väljakutseid jätkub, aga ma keskenduksin siinkohal nendele, kui me vaatame, et mis puudutab just infovahetust ja vastastikku õppimist, kus me ei suuda seda teha. Infot meil on, teadmisi meil on, me oleme neid integratsioonipoliitikate kohta väga palju kokku kogunud, aga me ei oska neid teadmisi üksteisega jagada. Nii et nagu ma ütlesin, infot on palju, aga väljakutseks on see, et kuidas me need teadmised teeme relevantseks ja kuidas me suudame rakendada praktikute poolt erinevate väljakutsetega toimetulemisel. Me näeme ka seda, et päris mitmed poliitikad ja tegevused neid rakendatakse isegi siis, kui meil kui on näha, et tegelikult on neil negatiivne mõju. Ja kui me saame aru, et meie oleme need, kes toodame või praktikud on need, kes toodavad neid teadmisi, et samas jällegi, et me ei suuda pakkuda seda infot poliitikate tegemisse. Nii et kõik me, kes me selle poliitikat tegemisega oleme seotud, me tihti esitame endale selle küsimuse, et mida need projekti tulemused meile annavad. Et kui ühes riigis viiakse mingi uuring läbi, mida see teisele riigile annab, miks me võrdleme Eestit ja Leedut, et milleks jälle uuesti ratast leiutada, et mida me saame sellest õppida ja mis on see heade praktikate mõte üldse, et milleks me neid konverentse siin ka korraldame. Nii et need on need väljakutsed, millega me püüame selle Spring projektiga siis lahendada. Jätkusuutlikud integratsioonipraktikad, see on siis erinevate organisatsioonide konsortsium, siin on ka praktikud, kes on kaasatud ja ka erinevad uurimisasutused. Me tahaksime jõuda nii kaugele, kui see projekt on rakendusse läinud, et me suudaksime kokku võtta ja jagada kõiki neid uuringu teadmisi, mis puudutavad siis efektiivsust, läbipaistvust ja need teadmised, mille me püüame kõik nii-öelda ühte kokku koguda, oleksid siis ligipääsetavad kõikidele, kes on selle teemaga seotud.
nagu ma juba mainisin, siis 2015. aastast alates oleme me näinud, et integratsioonitööstus kui selline on suurenenud, kasvanud, aga et see ei puuduta mitte ainult neid sidusrühmi, vaid neid erinevaid institutsioone, vaid ka neid võrgustikke, erinevaid koordinatsiooni võrgustikke ja praktikakogukondi. Nüüd kõiki neid tuleks ka silmas pidada, miks just need praktikakogukonnad pakuvad meile huvi, siis just need praktikakogukonnad just oma kontekstile vastavalt suudavad seda innovatsiooni juhtida ja neil on pikaajalisem mõju. Ma siinkohal hästi lühidalt räägin mõnest olulisest teemast meie uuringus, kuna ma loodan, et meil jätkub ka diskussiooniks siis natuke aega. Me oleme läbi viinud sellise kaardistuse 18 liikmesriigis ning suutnud identifitseerida circa 1400 erinevat sidusrühma ja kogukonda, praktikakogukonda just, kes tegelevad siis integratsiooniga. Mis me siis oleme välja selgitanud nende erinevate sidusrühmade kohta ja praktikakogukondade kohta? Integratsiooni ei ole piiratud ainult kui need traditsiooniliste sidusrühmadega, näiteks on väga palju ka ülikoolid, kes on liitunud ja ma ei mõtle siin just teadust, vaid ma mõtlen seda praktilist lähenemist ülikoolide poolt, nii et paljudes riikides mängivad ülikoolid väga olulist rolli, näiteks pagulaste vastuvõtmisel õpingutesse. Paljudes riikides nii-öelda ülikoolid on asendanud teised sidusrühmad, näiteks migrantidele juriidiliste teenuste pakkumine. Integratsioon ei tähenda ainult esimest ja teist põlve migrante, vaid ka nii-öelda uustulnukad inimesed, kellel on mingid vajadused, näiteks pagulasnaised ja ka LGBTQ taustaga inimesed. Ja just need praktikakogukonnad näiteks maapiirkondades on need, kes on need ülesanded enda kanda võtnud. Et on ka sellised traditsioonilised sidusrühmad, avalik sektor, siin on need süvalaienduse tegevused ja protsessid ja need kajastuvad ka tegevusplaanides, kuhu on kaasatud ka siis need erinevad ülesanded teiste sidusrühmade poolt. Kohalike omavalitsuste roll on samuti kasvanud, eriti just uutes riikides, kuhu immigrandid on hakanud saabuma. Siis MTÜ-d, kes traditsiooniliselt on olnud siis integratsiooni keskmes, et ka need MTÜ-d on rohkem hakanud spetsialiseeruma mingile kindlale teemale ja ka nemad otsivad uusi partnereid just ärisektorist, tehnoloogiafirmasid. Mis puudutab ärisektorit lähemalt, see on selles kontekstis ka väga huvitav, sest et üks uus trend pärast 2015. aastat erinevad
kaubanduskojad, nende jaoks näiteks Poolas kaubanduskoda ja erinevad ametiühingud ei olnud üldse aktiivsed, aga näiteks Poolas on meil just ametiühing Ukraina migrantidele. Üks kõige silmapääsevamaid arenguid on just rohujuure organisatsioonide teke ja kasv. Siin on erinevaid uusi initsiatiive, mis tähendab, et nad on suutnud kaasata palju vabatahtlikke, ükskõik kus nad siis asuvad, milline taust neil on, ning need vabatahtlikud ja rohujuure initsiatiivid, nemad on just väga innovatiivsed, nad rakendavad idufirmade struktuuri ja metoodikat. Aga mul paluti rääkida ka väljakutsetest. Milles see probleem siis seisneb? Miks me siis ei suuda seda infot efektiivselt vahetada üksteisega? Nüüd avaliku sektori ja süvalaiendamisega seoses praktika kogukonnad, nad sõltuvad siis sellest vastavast ministeeriumist, nii et haridusministeerium jällegi võib-olla tööministeeriumiga ei suhte ja need MTÜ-d, nemad on veel rohkem fragmenteeritud kui just avaliku sektori praktikud, nad on samuti erinevate alaorganisatsioonide ja ühingute esindajad, liikmed, need kõik need olemasolevad ressursid ja riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil muidugi võimaldavad võrgustumist ja infovahetamist ad hoc tasemel, kuid sellist pidevat koordineerimist ja pidevat kommunikatsiooni ei toimu, nii et need MTÜ-d, nad küll esindavad kodanikuühiskonda, aga väga väikest osa sellest kodanikuühiskonnast ja sellest riigist. Nii et praktika kogukonnad, kes on integratsiooniga seotud, nad on küllaltki, neid on palju, aga nad on killustatud. Nii et nad ei suuda teiste sidusrühmadeni jõuda, nii et meil puudub nende vaheline koordinatsioon, mis tähendab, et nad töötavad nii-öelda oma ette ja ka on teine probleem, et ei tunnustata võib-olla uusi sidusrühmi, uusi praktikakogukondi, kes on sinna sisenenud. Ja vaatamata sellele, et isegi kui need struktuurid ei suuda nii-öelda kaasata neid organisatsioone, mille eesotsas on migrandid ja pagulased. Nii et see, kuidas me saaksime neid teadmisi üle kanda teistesse riikidesse ja konteksti. Näiteks meil on infopuudus, tõendusmaterjali puudus või meil puudub selline kasutajasõbralik formaat. Nii et mõned järeldused meie uuringust ja see on ka minu viimane slaid. Mida me siis oleme täheldanud, et see info vahendamise viis peaks olema kohandatud integratsiooni erinevatele faasidele ja ka muidugi sellele kohale, kus see integratsioon toimub vastavalt, kas siin on maapiirkond või linnapiirkond. Ka terminoloogias on erinevused ja integratsiooni mõistetes, mida erinevad sidusrühmad kasutavad. Eile me samuti arutasime, mida tähendab see termin integratsioon teadlaste perspektiivist, aga ka sidusrühmad ei suuda nendes terminites kokku leppida. Täna mainiti ka seda, et mõned võib-olla ei tunne, et isegi integratsioon on see, mis on neile mõeldud, nendele suunatud, kuigi nad elavad võib-olla selles piirkonnas, kus integratsioon võiks toimuda. Veel üks teema, mida ma mainisin, on see, et
just need erinevad pagulaste poolt juhitud organisatsioonid peaksid olema kaasatud, sest et nemad on need, kelle kaudu me saaksime jõuda nende rühmadeni, kellega muidu võib-olla koostööd teha ei saaks. Ning veel üks meie uuringu tulemus on see, et need uued võrgustikud ja uued kogukonnad, mis omavahel koostööd teevad, siis nad ei mõtle endast kui praktika kogukonnast. Nii et meil on siin palju tööd, et nad saaksid teadlikuks sellest ja sellest sünergiast, mille nad loovad. Ning lõpetuseks, et me peaksime siis koos kujundama, koos hindama ja koos rakendama integratsioonipoliitika praktikaid koos migrantide ja pagulastega. Ja lõpetuseks peaksime looma sellised vahendid, mis aitavad praktikutel identifitseerida need olulised vastused oma küsimustele ja kuidas rakendada neid kohalikus kontekstis, sest muidu kõik need uuringud, mida me teeme, kellel neid ikka siis vaja oleks. Aitäh! Aitäh, Justina! Nagu te märkasite, ma olen vist liiga udisimulik ja esitan liiga palju küsimusi juba ettekandjale tema ettekande lõpus, mis tähendab, et meil ei ole jäänud liiga palju aega nüüd paneeldiskussiooni jaoks. Nii et süüdistage mind tõesti, mina olen süüdi. Aga mul on küsimus ka teile. Tegelikult paljudele minu küsimustele, mis ma tahtsin küsida, te olete juba vastanud, näiteks tuleviku kohta, mida siis tuleks teha ja aitäh sellest. Aga ma tahtsin küsida, et mis teie ütleksite, kui palju on liiga palju, kui palju segregatsiooni ja kui palju ebavõrdsust on nii-öelda veel loomulik ja millal tuleks hakata tõsiselt reageerima nendele probleemidele. Ehk siis kuhu maani me saame minna ja kus on juba nii-öelda reageerimine täiesti vältimatu. Ehk teiste sõnadega te tahate küsida, et kui hulluks peab olukord minema, enne kui midagi hakata tegema. See on väga keeruline küsimus loomulikult. Ja ma ütleks, et kui ma nüüd ka mõtlen meie projekti peale, miks me seda teeme, see on sellepärast, me näeme, et väga paljud probleemid on väga kergesti lahendatavad, kui nendega oleks hakatud tegelema kohe algusest peale, nad ei oleks nii suureks muutunud. Ehk teiste sõnadega, me ei peaks ootama, kuni tuleb nii-öelda juba sekkuda ametlikult integratsiooni meetmetega, vaid algusest peale, kui me toetaksime sisserändajaid, pagulasi, kui nad piirkonda saabuvad, nendega räägitaks, nii et ei tekiski sellist institutsionaalse aspekti sissetoomise vajadust, vaid et inimesed ise mõistavad, mis tuleb teha, et seda rühma toetada. Kas midagi on ka muutunud viimase 2 aasta jooksul teie töös? Midagi, mida võiks pidada nagu positiivseks tulemuseks? Võib-olla see pandeemia on meile nüüd näidanud, et tegelikult mõnda asja on võimalik ka lihtsamalt ära teha. Ma ei saa niimoodi öelda, sellepärast et lockdown ja üleskutse, et liikuge vähem ringi, see tegelikult näitab meile, kui sõltuvad me oleme sisserändajate tööst ja keegi eile mainis, et
kuigi igaüks on võib-olla nagu vikerkaare eri värv, siis sellegipoolest me kokku ju vikerkaart ei moodusta. Iseenesest väga ilus kujund. Aga see tähendab seda, et kui juba viide on sellele, et me vajame selliseid inimesi, siis miks mitte nagu välja töötada sellised poliitikad, mis nagu soodustaksid kas või näiteks riiki tagasipöördujate arvu suurenemist. Ehk see kasvav arusaamine, et me muutume nii või teisiti selliseks mitmekülgsemaks ühiskonnaks, siis seda võib-olla võiks aktsepteerida ja siis ka tegutseda vastavalt sellele juba ennetavalt. Aitäh!